Tere, mina olen Laine Parts. Olen oma taustalt biokeemik, biotehnoloog, õppinud Tallinna Tehnikaülikoolis. Praegu töötan Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis biokeemia, toitumisõpetuse, toksikoloogia ja veel mõningate keemiate õppejõuna. Õpetan farmatseute eeskätt, aga teisi erialasid ka. Siis lisaks sellele ma töötan Eesti Keskkonnauuringute Keskuses keemikuna, kus ma saan siis ka praktiliselt ellu rakendada igasuguste analüüside näol oma oskusi. Rahvatervise Akadeemias ma õpetan põhiliselt biokeemiat, aga natuke ka fütotoitaineid ja pisut epigeneetikat. Miks peaks toitumisnõustaja õppima biokeemiat? Eks ikka sellepärast, et teada saada, mis seal organismis täpselt toimub. Et mida need toitained siis teevad, mis millega seotud on, mida milleks vaja täpsemalt on. Sest ka meie kliendid tegelikult küsivad ju neid samu küsimusi, et näiteks milleks on vaja D-vitamiini. Ja siis meil peaks olema ju varnast võtta küsimusele vastus, et mida see D-vitamiin seal organismis teeb. Et ta on ka seotud kaltsiumiga, ta on seotud ka magneesiumiga, ta on seotud ka booriga. Et selliseid asju me õpetame biokeemias. Mind motiveerib teadmisi jagama mitu asja tegelikult. Esiteks tagasiside, mis ma saan, et kui ikkagi õppijate silmad säravad ja nad huviga kuulavad, et see on nagu parim selline motivaator. Teine asi on see, et parim viis õppida on õpetades. Ja õudselt tore on see, et esitatakse nii põnevaid küsimusi, mis sunnivad ka ennast tegelikult süvitsi uurima vahel mõningaid asju. Ja mis mind veel motiveerib? Motiveerib siis see, et Eestis tegelikult saab juurde olema selliseid hästi haritud, tarku toitumisnõustajaid, kes on väga heaks abiliseks ja väga heaks koostööpartneriks tegelikult arstidele, ka õdedele. Toitumisnõustaja väljaõpe sobib tegelikult igale inimesele, kes ise huvitub tervislikust toitumisest, kes ise tahab olla eeskujuks teistele inimestele, kes tahab võib-olla kaasa aidata tervise edendamisele Eestis ja miks mitte ka mujal väljaspool Eestit. Et tegelikult tööpõld on hästi lai ja vaadates tegelikult näiteks seal haiguste statistikat, toitumisstatistikat, et siis meil teiega on hästi palju tegelikult ära teha tulevikus. Nii et põhimõtteliselt kõik rõõmsameelsed, õpihimulised, inimese tervisest, inimese füsioloogiast, toitumisest huvitatud inimesed, kõik on tegelikult oodatud õppima.